Ja tere ka minu poolt kõigile. Ma olen siis Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis ja Botaanikaaias töötanud juba ligi 20 aastat ja sealjuures siis kasutanud võimalust aeg-ajalt lüüa kaasa erinevates projektides. Ja mõni aasta tagasi siis tekkiski jälle võimalus töötada Tartu Roheringi heaks ja minu ülesandeks oli siis paari kaardirakenduse loomine. Tartu Rohering Life projekt on üks osa rahvusvahelisest linnalooduse projektist Urban Life Circles ja lisaks Tartule osalevad selles projektis ka Lätist Riia linn ja Taanist Aarhus. Nagu nimigi viitab, on projekti kandvaks osaks linna roheringi loomine ehk siis rohealasid ühendav võrgustik, mis võimaldaks elurikkusel linnas kasvada ja liikuda. Projekti kohta saab täpsemalt lugeda veebilehel rohering.tartu.ee. Seal on toodud ka projekti eesmärgid ja kui vaadata, siis viimane punkt on siin linnaloodusele tähelepanu pööramine infotahvlite ja matkaradade näol. Ja just nimelt nende matkaradade rakenduse loomine oligi minu ülesandeks. See rakendus võimaldab avastada linnalooduse saladusi, lahendada erinevaid teadmisi või tunnetust avardavaid ülesandeid ja samas tutvuda ka linnamaastiku kujunemise ajalooga. Rakenduse avalehel on kaart loodud radadega ja seal nendel rajad on sisustatud siis erinevate infopunktidega. Iga raja kohta on loodud omaette kaardilugu. Neid on hetkeseisuga valmis 5 ja 2 rada on veel loomisel, mis peaks saama valmis selle aasta sügiseks. Nende infopunktide juures on tavaliselt ka mitmeid ülesandeid. Neil on erinevad tüübid, on teadmistel põhinevad, mida on kõige rohkem, on vaatlusealased ülesanded, oleme mõelnud ka lastele, on mõned mõtlus- ja jäädvustamise ülesanded ja hetkeseisuga üks sportlik ülesanne. Ja nüüd ma toongi siis mõned näited nendest ülesannetest. Esimesed, mis siin on toodud, on lahendatud Experience Builderi võimalustega. Üheks tüüpülesandeks on bingo, kus me anname siis rajal olijale ette pildigalerii ja palume need taimed sealt loodusest üles leida. Rajal kõndides saab siis ka rakenduses nad ära märgistada, millised taimed olete üles leidnud ja vaadata ka koondnimekirja. Sarnaseid bingotüüpi ülesandeid on nii puittaimede kohta, lindude kohta, tiigielustiku kohta, aga ka samblike kohta. Kuna samblikud on tõenäoliselt tavainimesele vähem tuntud ja võib-olla keerukamad ära tunda, siis siia lisasime ka määramisabi. Aga sisuliselt on ülesanne ikka sama, et tuleb leida ja tutvuda nendega. Siis teine osa sellist tüüpülesandeid, mida saab teha igal rajal, on loodusvaatluste ülesanded, kus siis on meil välja valitud teatud piirkond, sellel konkreetsel näitel siis Supilinna tiik ja on integratsioon Pluto F-süsteemiga ehk kõik Pluto F-süsteemi sisestatud loodusvaatlused ilmuvad siia kaardirakendusse. Saab siis vaadata pildigaleriid, tihtipeale lisatakse nendele vaatlustele ka failid juurde, võimalik vaadata siis, kes ja millal konkreetse vaatluse on sisestanud ja siin on samuti otselink Plutofi kirje juurde. Kuna kõik vaatlused ei ole varustatud fotodega, siis on olemas ka üldine nimekiri.
Siis me soovime, et rahvas oskaks tunda erinevaid taimi. Et Kanada kuldvitsast on palju räägitud, tegemist on invasiivse liigiga ja siin siis selline väike ülesanne, kus me oleme erinevaid kollaste õitega liike kõrvuti pannud ja saab tutvuda nende lühikirjeldusega. Oluline on siis ära tunda just Kanada kuldvits. Natukene teistsugune ülesanne, kus pildimaterjali ei ole, aga paneb mõtlema. Näiteks, mis sina arvad, mida on ühel taimel, näiteks kõrvenõgesel, eluks vaja? Siis võiks selle üle natukene mõelda ja saab ka vastuseid piiluda. Nagu öeldud, mõtlesime ka lastele, sest radasid mööda tihtipeale jalutavad perekonnad, et ka nendel oleks tegevus, siis siin mõned ülesanded. Näiteks konnalombi juures saab siis mängida, kes on kõige kiirem konn, saaks mingi vahemaa ära märkida ja see tuleks siis läbida hüpates. Teine variant samas kohas võib-olla oleks huvitav mängida, kes on kõige häälekam konn või kes on kõige tasakaalukam. Aga vahest on hea ka, kui lapsed natukene paigal püsivad ja siis võiksid nad võib-olla hoopis tähele panna väikseid putukaid, mis nende ümber liiguvad. Nüüd järgmised näited nendest ülesannetest on lahendatud Survey 123 toote abil. Kui tavaliselt kasutatakse seda andmete korjeks, siis meie siiski soovime endiselt nii-öelda rahvast õpetada, neile mingit teadmisi anda. Et lihtne näide lihtsast küsitlusest, et kas sa näiteks selles konnalombis konnasid näed ja milliseid konnasid sa seal näed, aga siis seejuures tuleb ka jälle väike infokillukene, mida sa võiksid siis nende juures meelde jätta. Lisaks fotodele on ka palju helifaile. Siin siis üks näide sellisest küsitlusest, kus saab kuulata erinevaid helifaile ja peaks ära arvama, kes seal häälitseb. On antud valikvastused. Ei tea, kas see siin nüüd töötab. On võimalik lasta teile. Nii. Ja kui inimene vastab konn, siis ilmselgelt see konn ei olnud, aga kui ta läheb õige vastuse juurde, siis jällegi lisaks sellele, et ta saab teada, et see on lihtsalt õige vastus, siis saab ka täpsema määrangu, et tegemist oli pargi nahkhiirega. Taoline ülesanne on tehtud ka putukate nimede kohta. Otseselt ei ole meil klassifitseeritud lastele, aga oma ringkonnas olen katsetanud, et tegelikult alates seal 5-aastastest juba on endale ka väga huvitav lahendada ja väga lihtne. Kui sa näed pildil nõid ja näed seal hammas, siis on väga lihtne aru saada, et tegemist pildil on nõiahambaga. Või siis veel lihtsam variant, tõenäoliselt paljud tunnevad teelehte. Ja nüüd üheks näiteks ka üks tunduvalt sisukam, pikem ja aeganõudvam ülesanne, mille juures tõenäoliselt tuleks leida mõni istumispaik. Et siin on siis antud ette situatsioon, kus sa peaksid endale kujutama, et sul on kuskil oma mõnus maalapp ja seal jookseb läbi väike jõekene ja kui sa siis ühel päeval lähed sinna jõe äärde jalutama ja avastad, et seal on kopra näritud puud ja märkad eemal ka kopratammi, mis sa siis ette võtad, kuidas sa sellesse suhtud. Jällegi on antud valikvastused, võib-olla sulle kobras meeldib ja sa ei tee mitte midagi ja siis tuleb järgmine situatsioon, mis siis edasi võib juhtuda. Ja ka juhul, kui sa ütled, et ei meeldi ja lähed ja hävitad selle kopratammi ära, siis üllatust, see võib tulla sinna tagasi. Et selline pikem aeganõudvam mäng. Natukene teist tüüpi ülesanne jälle, kus me siis, siin me nüüd otseselt oleme natuke huvitatud ka nendest andmetest.
et kui inimesed käivad ringi ja märkavad erinevaid puid, me palume vaadata, et millal nad on näiteks õites. Et toome ka välja väiksed faktid, aastate keskmine õitsemise algus, millal on kõige varasem ja millal kõige hilisem õitsemise alguse aeg. Pilt ka juures, et võib-olla tunneks ikka konkreetse liigi ära ka. Ja kui vastata, et jah, see vaher õitseb, siis tänu Survi kalkulatsioonivõimalustele on siin siis taga sellised valemid, mille tõttu ma saan siis öelda, et selle vahtra õitsemise aeg on 4 päeva varasem kui keskmine. Siis teine rakendus on mõeldud Tartu eraaedadele ja see võimaldab siis kaardistada ja planeerida oma aeda, saada tagasisidet, kui hästi see sobib elurikkusele ja vaadelda jällegi oma aias või siis selle läheduses tehtud erinevaid loodusvaatlusi. Eraaedade kaardirakenduse loomisel kasutasime ka Tartu linnavalitsuse abi ja selle kasutamiseks on ka vajalik, et liituks Tartu linna geohaabi kogukonnaga. Kui on konto loodud ja oma kinnistu välja valitud, siis saab rakenduses hakata sinna kinnistule joonistama erinevaid objekte. On erinevad punktobjektid, et saab siis märkida erinevaid viljapuid, marjapõõsaid, ilupuid, aga ka mitmesuguseid muid, nagu näiteks linnu jooginõu või sööginõu. Siis samuti olulised mõned joonobjektidena, saaks märkida hekid, rajad, võib-olla läheb kellegi kinnistult läbi ka kraav. Ja terve rida pindobjekte nagu rohualad, erinevad peenrad, oleks tore, kui aias oleks ka veesilm olemas. Ja lisaks siis võib seal ju olla kasvuhoone, liivakast, erinevaid kattega alasid, parkimisalasid. Selle rakenduse loomisel sain isiklikult tuttavaks ka arcade-avaldistega ja kasutasin neid selles päris palju. Et näiteks erinevate väljade nähtavuse määranguteks, et kui inimene joonistab kaardile rohuala ja ütleb, et see on hooldamata, siis sinna lisaküsimusi ei tule, aga kui tegemist on näiteks hooldatava murualaga, siis oleme ka huvitatud sellest, kui sagedasti seda niidetakse. Kõik objektid, mis kaardile kantakse, saavad omale külge ka katastritunnuse, samuti siis avaldise abil. Ja see on vajalik selleks, et sellist mitmekesisuse indeksit arvutada. See indeksi valem on seal graafiku paremas nurgas ka näha. Sellele esmakordselt otsa vaadates ma veitsi ehmusin ära, aga siis ma tegin sellega natukene tutvust, lahendasin selle kõigepealt ära Excelis ja seejärel siis vaatasin, kuidas seda arcade-avaldisse saaks panna. Ja siin graafikul on siis näha, et näiteks minu enda aia näitel, kuna mul on seal väga palju erinevaid puid ja põõsaid, erineva kõrgusega, siis punktobjektide seisukohalt on see mitmekesisus päris hea, aga näiteks joonobjektid mul täiesti puuduvad. Kui sellised graafikud on võib-olla lihtsale aiaomanikule natukene keerulised, siis anname tagasisidet ka puhtalt tekstiliselt. Et meil on välja töötatud erinevad soovitused tolmeldajate, lindude ja kahepaiksete osas. Ja on 3 erinevat taset. Et esimesel tärni puhul, siis ühe tärni puhul on siis nendel sinu aias raske hakkama saada, 2 tärni puhul on juba üsna hästi ja 3 tärni on siis situatsioon, kus on juba väga hästi.
samuti siis mõned konkreetsed elurikkuse jaoks olulised objektid, et vaatamata sellele, kas kasutaja neid joonistab oma krundile või mitte, siis me anname infot, miks võiks selle, et kui see on olemas, siis lihtsalt lisainfot, mida selle juures tähele panna, ja kui see puudub, siis siiski ärgitame veits, et äkki mõtlete, ehk on võimalik seda siiski teha. Ja on siis huvitav vaadata ju ka enda krundil või enda kinnistul tehtud loodusvaatlusi. Tõenäoliselt neid ei ole seal väga palju, kui era- ja omanik ise neid ei tee. Et linnuvaatlused võivad ju juhtuda kellegi era- piiridesse ka, aga siin oleks hea, kui kasutaja ise siis kasutaks ka Bluetooth Go rakendust ja sisestaks neid loodusvaatlusi. Ma ise ei ole selles osas ka väga aktiivne olnud, aga ühel hommikul, kui ma aknast välja vaatasin ja põhimõtteliselt kivinugis mulle sealt vastu vaatas, elades ise Tartu kesklinnas, siis mõtlesin, et sellise vaatluse võiks ju sisestada küll. Ja kõigi nende loodusvaatluste juures on jällegi otselink elurikkuse lehele, kus siis jällegi on võimalik palju laiemalt nende liikidega tutvuda, lugeda nende liikide kirjeldusi, vaadata teisi tehtud vaatlusi üle Eesti. Tänan tähelepanu eest.